Kuivõrd geneetiline IQ on, et kas mul on ikkagi võimalik lapsena sündida geeniusena nii-öelda madala IQ-ga vanematele? Lapsena sündida geeniusena, see tähendab, et siis nagu ei oleks väga pärilik. Ei, et kas sellel ei ole nagu mingit seost, et ma võin madala IQ-ga vanemad võivad saada geeniuse? Ja siin on statistilise trendina see nii ei ole, sest et kui me räägime, on üks käitumisteaduste aru, mida kutsutakse käitumisgeneetikaks, see on siis statistiline geneetika, mis otsib, vaatab, kuivõrd pärilikud ühelt poolt on mis tahes tunnused, mis puudutavad inimese käitumist, sealhulgas, ma ei tea, tervisekäitumine, isiksusomadused ja ka IQ. Ja kõik, mis ei ole pärilik, on siis keskkondlik, eks me võtame selle variatiivsuse või hajuvuse, mis populatsioonis on, jagame selle komponendiks, ütleme, et 30% geenidele, 70% keskkonnale, midagi sellist, ja nad teevad seda näiteks kaksikuid uurides või adopteeritud inimesi uurides, ja nüüd moodsal ajal ka DNA-d otseselt mõttes. Et selle käitumisgeneetika esimene seadus on see, et kõik asjad, mille osas me suudame inimesi mõõta, on mingil määral pärilikud. Ehk siis mingil määral on niimoodi, et geneetiliselt sarnasemad inimesed, sõltumata, kas nad on koos kasvanud või koos elanud või mitte, on ka selle tunnuses sarnased. Et praegu ei ole nagu õnnestunud ühtegi asja leida, kus see trend välja ei tuleks. Et samamoodi on lugu ka IQ-ga. Aga nüüd teine ja kolmas seadus, ma ei muista kumb on, aga üks neist ütles seda, et see ei ole nagu 100% nii, et ka väga paljud identsed kaksikud, kes on geneetiliselt identsed, tihti on väga erinevad, mitte tihti, vaid nagu nad on statistiliselt ikkagi piisavalt erinevad, et loo sõnum on selles, et mingil määral on pärilikud tegurid mängivad rolli selles, aga kindlasti ei ole see nagu kogu lugu. Et selles mõttes statistilise trendina, et kui meil on geniaalsed vanemad, siis neil kalduvad olema keskmisest targemad lapsed ja vastupidi. Kuigi siin on üks trend, on statistiline trend, millele ma ka enne viitasin, et need järgnevad väärtused kipuvad keskmise suunas minema, siis üldiselt on nii, et kui on kaks väga kõrge IQ-ga vanemad saavad lapse, siis see laps kaldub keskmise suunas ja vastupidi ka, et kui kaks väga madala IQ-ga vanemad saavad lapse, siis lapse IQ kaldub keskmise suunas. Et see on nagu aja jooksul need äärmused kipuvad välja taanduma. See on ka üks põhjus, miks muide, mis räägib nende inimeste mure vastu, kes muretsevad selle pärast, et vähema madala haridustasemega inimesed kipuvad rohkem lapsi saama, et need äärmused ikkagi järgmine põlvkond kipub rohkem sinna populatsiooni keskmise suunas alati minema. Mõlemalt poolt, nii ülevalt poolt kui alt poolt selle tunnuse jaotuses. Selles mõttes see nagu tasandab seda trendi. Kui kaugel me oleme sellisest olukorrast, kus me saame ma ei tea, väga täpselt ennustada seda või tahaks mõelda, või ma ei taha muidugi veel jõuda sellisesse tulevikku, aga ala, et vanemad lähevad on ju arsti juurde ja siis hakkavad seal määrama, et mis värvi silmad, kui kõrge IQ, kui pikk, mis soost, et kas seda on täpsemalt kuidagi võimalik ennustada kui see, et kõrgema IQ-ga vanematel ilmselt tuleb kõrgema IQ-ga järglane? Trendi on isegi vanemate puhul, et kui vaadata, kohe vastan sellele küsimusele ka, et kui vaadata nagu selline lihtne reegel, et kui aru saada, kui sarnased on lapsed ja vanemad, et siis me näeme küll arvestatavat pärilikkuse määra nende tunnuste puhul, et IQ puhul see vahel on seal isegi 60-70% variatiivsusest võib just kui kaksikuid vähemalt võrreldes kirjutada geenide arvele. Aga mida see reaalselt nagu igapäevaelus inimestele tähendab, siis see number tundub suurem, kui ta tegelikult on. Sellepärast, et kui võtta näiteks isad ja pojad või emad ja pojad või mis iganes vanem ja mis iganes soost laps ja vaadata, et kuivõrd suur on tõenäosus, et näiteks samas populatsiooni kolmandikus, kõrge kolmandik, keskmine kolmandik, madal kolmandik olev vanemal on samas kategoorias populatsiooni kolmandiku jääv laps, siis see on seal kusagil 40% ringis, mis tegelikult tähendab seda, et enamikul, ütleme siis nii tarkadel, ehk siis ülemises kolmandikus vanematel ei ole lapsed, kes on samas kolmandikus, et enamiku puhul on nad ikkagi kas seal keskel või siis mõnel juhul isegi seal allpool.
et niimoodi on, et selles mõttes väga, väga täpselt nagu laste vanemate võimete puhul lapse võimeid ennustada indiviidi puhul ei ole siiski võimalik. Kui nüüd rääkida, teine küsimus on vist see, et kas me saame nagu geenidest hakata neid tunnuseid ennustama, et näiteks teha geenitest, mida tegelikult tehakse, neid firmasid on palju, kes neid geeniteste teevad, eks. Ja siis kuivõrd võimalik, täpselt on võimalik nendest DNA profiilidest ennustada, et tunnuseid nagu IQ või pikkus või silmavärv. Ma ei oska nagu kõikide asjade kohta öelda, aga üldreegel on see, et nagu mitte väga täpselt. Et teatud täpsusega jah, aga mitte sellise täpsusega, millel nagu reaalses elus väga palju oleks mislik. Näiteks kui keegi paneks minu ette küsimuse, kas ma tahaks oma minu lapsed on liiga nii suured juba, et seal ei ole enam midagi nagu küsida, aga ma näen juba, millised nad on, et siin ei ole midagi ennustada enam, aga need on juba täiskasvanud, aga et kui ma oleks tahtnud seda, et siis ja teades, kui täpne see ennustus on, siis mina ei tahaks, sest ma selle numbriga ei ole nagu reaalselt midagi peale hakata, aga noh, see ei ole päris null. Aga on asju, mida on võimalik muidugi ennustada ja need on nagu spetsiifilised haigused, mis on nii-öelda, tihti kutsutakse monogeenseteks, kus on mingi üks lõik DNA-s, mis, kui seal on mingi mutatsioon või mingi särasus, siis on väga, väga suur tõenäosus, et mingisugune negatiivne terviseseisund kaasa tuleb, et selle puhul on see ennustus küll nagu mõttekas. Aga selliste asjade puhul nagu IQ, me teame kahte asja IQ geneetika kohta nüüd, lisaks nendele seadustele, millest ma enne rääkisin, aga nagu, et üldiselt on teatav pärilikkus, aga see ei ole nagu 100%, kaugel 100%. Nagu me nüüd nagu moodsamad uuringud on hakanud vaatama, et millised lõigud seal DNA seda IQ-d ennustavad, siis on nagu kaks asja selgeks saanud. Üks asi on see, et neid spetsiifilisi lõike seal DNA-s, mis IQ-ga statistiliselt seotud on, neid on 10 000. Et ei ole olemas intelligentsuse geeni, et on väga palju liike, igalühel neist on mingi pisikene mõju võib-olla, et kui sul on seal see alleel, siis on natukene ime vähe, suurendab tõenäoliselt, et see on kõrgem sul IQ ja mõni teine jälle, et madalam on. Aga kuna need on nii palju ja need on igalühel on nii väike mõju, siis on nendest nagu väga keeruline midagi ette ennustada. Ja teine reegel on see, et need DNA lõigud seal, mis ennustavad näiteks IQ-d, nad kalduvad olema ka paljude muude asjadega seotud. Et selles mõttes seda veelgi raskemaks ennustada nende geenide põhjal on mingid konkreetset asja, et kui see geenide toime on nagu väga mitte spetsiifiline, et sa ühte asja ennustades, sa ennustad ka paljusid teisi asju ja see ennustus ei ole nagu piisavalt ebatäpne selleks, et mitte, ma arvan, väärida selle kasutamist. Nagu sa ütlesid, sa ei tahaks, et see nii oleks ja õnneks ma arvan, et me vähemalt praegu ei pea muretsema selle pärast praeguste teadmiste valguses, et ma tean, et on inimesi, kes teistmoodi väidavad ja on ka väga autoriteetseid intelligentsusuurijaid, kes on nagu palju optimistlikumad selle osas räägivad, et näiteks oleks mõistlik kasutada neid intelligentsuse geneetilisi skoore, tänapäeval nimetatakse polügeenseteks skoorideks, kuna nüüd agregeerivad väga paljude DNA-lõikud ja need pisikesed mõjud, millest ma rääkisin nagu kokku üheks skooriks, et oleks mõistlik neid näiteks hariduses kasutada, et ja siis teha lapsed selle skoori alusel jagada mingitesse riskigruppidesse ja vaadata, keda teha, aga kellele siis mingisugust erilisi sekkumisi juba ennetavalt teha. Aga enamik inimesi, kes selles valdkonnas tegutseb, on nagu väga kriitilised selle idee suhtes, et puht selle samal põhjusel, et need ennustused on nagu piisavalt ebatäpsed. Eesti esu.